Tere ilusat reedest päeva. Mina olen siin endiselt Hispaanias, kus me siis tulime perega natukene kogemusi hankima. Meil on siin vihmane ilm, ma ei tea täpselt, kuidas on teil seal ilm. Kohe saame teada. Mul on hästi suur rõõm, et ma saan tervitada täna siin ühte kogemusloo jagajat. Ma võtsin sellel aastal endale aastasõnaks ühendus. Ja selle üks väljund saab olema see, et ma tutvustan teile meie teadliku kritseldamise kogukonnas rohkem siis erinevaid inimesi, kes visuaalse lihtsustamise valdkonnas kas töötavad täitsa, on sellised tegijad, või siis kes on sellised, kes praktiseerivad seda kas ise või üksi ja saavad jagada mõnda mõnusat kogemuslugu, edulugu, et mismoodi siis ikkagi seda visuaalset lihtsustamist nii-öelda päris elus siis ellu viia, rakendada ja mis muutus see toob, kas see siis ikkagi aitab. Ja mul on hea meel, et mul esimeseks külaliseks on Grüne Endla lasteaiast. Tere, Grüne! Tere! Ma kohe küsin sinu kohta ka, et sa saad teistele ennast tutvustada, aga kõigepealt veel jagan juurde, et see, kuidas sina siis täna siia sattusid, on seotud sellega, et eelmisel nädalal toimus ülemaailmne märkmete visandamise päev ja sa võtsid sellest siis hooga vedu, panid oma meeskonna visuaalselt tööle ja jagasid siis ka seda sotsiaalmeedias ja minuga eraldi. Ja siis ma sain aru, et nüüd see on see koht, kust nüüd alustadagi, võttagi härjal sarvist, kutsuda üks praktik lugu jagama ja vaatame, mis meil sellest siis sünnib. Ja ma tegelikult tean, et see ei olnud ju üldse esimene kord, kui sa tegid sellist visuaalset asja. Aga räägi kõigepealt meile natukene endast, et kes sa oled ja mis on sinu erinevad rollid elus? Jaa, et tere ja Eestis sajab lund, et akna taga on üsna lumine ja vabandan, kui mul on siin taustaks väike müra või saatjaid. Ma olen ülikoolis, et sellest tingituna, et kuidagi nii nagu see päris elu on, et eks me kohandume. Ja jah, et olen Grüne ja ma juhin siis Tallinna kesklinnas ühte väikest lasteaeda. Ja olen olnud haridusega, alusharidusega siis seotud aastast 2000 erinevates rollides ja loomulikult alustades siis ikkagi sellest, et ma arvan, et siis 80-ndatel käisin ma ise lasteaias. Et ma olen haridusruumi entusiast või. Et ma arvan, igaüks saab seda öelda, et nad on käinud lasteaias ja koolis ja mitmes koolis ja nad on kohtunud erinevatel kursustel ja koolitustel ja võib-olla siis need on need haridusruumi rollid ja miks nagu siis kuidagi teekond visuaali juurde on aidanud. Haridusruumi inimesed on väga hea jutuga, hästi jutukad, väga mõjusad, nad ei panegi suud kinni. Kõik selle ruumi ära oma jutuga ja see on olnud minule kui juhile tööriist, et ma oleksin vait. Et ma kuulaksin, mis toimub ruumis ja et oluline saaks nähtavaks ja see on olnud alusharidusruumis lastega ka töös selline töövahend, et kui üldse nagu kirjapilt või sõna on nii mõjus ja kui sa tahad seda sõna või ruumi suunata, siis tee nagu tähtsad sõnad nähtavaks. Et jah, et see võib-olla on nagu selline väärtuse loomine või ütleme sellise suuna mudimine koha peal, et kuhu sa selle fookuse lükkad, et kas sa lükkad õnnestumisele, mille sa teed nähtavaks, mille sa teed meeskonnavestlustes nähtavaks. Ehk et jah, julgen siis öelda, et mina olen täna sihuke taskulambi hoidja ja jutupliiats või õpin tehnikaid, mis aitavad vaadelda ja teha mingeid asju nähtavaks või kuidagi mõtestada. Et see on, võib-olla sinna olen jõudnud tänaseks. Ja
Väga põnev, sa oma tutvustusega juba liikusid ka siis selle visuaalsuse teemade juurde ja mulle väga meeldis, kui sa ütlesid praegu, et see aitab nagu olla vait, aitab kuulata, kui sa julged selle võtta endale kui juhile siis tööriistaks. Ja noh, juhina me saame nimetada tegelikult ju kõiki oma ala professionaale, sellepärast et igaüks ju juhib ükskõik kui suurt meeskonda siis või mingil ajal iseennast, on ju, sest et Ja, ka see vaikus enda jaoks on tõenäoliselt väga oluline koos paberiga. nõus jah. Või noh, ka see, et mingi, noh, ütleme niimoodi, et selline mudru, mille sees me kulgeme, päris hea on, kui sa sealt saad mingi 2-3 asja, mis on tähendusega, tähenduslikud ja sa teed selle endale nähtavaks või kellelegi teisele nähtavaks, jah. Et tihti nagu ei olegi ju vaja, noh, kuidas ma ütlen, et me saame oma ülesanded ju tihti nagu, kui me skanneerime, mis meie ümber toimub ja siis sa filtreerid nagu seda saadud infot kõike igalt tasandilt, et jah, see on võimas töövahend peredega, multikultuurses keskkonnas, eri vanustes. Lapsed on ikka nii sensitiivne iga, et lastega töötab see väga ja see tekitab diskussiooni ja, ja selles mõttes, et ja ka sellist üllatusmomenti, et oh, sa oskad, vaata, mis sa teha oskad, et peale selle, et sa oled see ja see, aga et või niisugune ka niisugune eneseületus või et lihtne asi, et me ei peaks nagu panema oma oskuseid või soove ära kuidagi. Ja, Ja me tuleme mõne su mõtte juurde kindlasti tagasi. Ma vahepeal siin natuke teen niimoodi märkmeid, on ju, ahah, sest et tõesti. puhast kulda juba tuleb, ma ütleks, et ma vahepeal veel ütlen ka niimoodi, et juba Ester on öelnud siin meile tere, et tema kuulab, Ester Eomõis tervitab siis täitsa kohe Grünet meil siin ja tere, Ester, ja teised ka, et andke märku, et te kuulate, öelge tere, võite ka öelda, kust kohast te kuulate, sellepärast et eelmine kord oli nii tore, et kohe siin paar esimest, kes kirjutasid ja siis tulid, et ka Hispaaniast kuulavad, eks, et selline äratundmine, aga võib-olla oled Tallinnast, Võrust, Rakverest ja kindlasti siis ergutan teid kaasa mõtlema, et kui te kuulate, teil tekib mõni hea mõte, te võite seda ümber kirjutada chati, et oh jaa, täitsa kirjutan alla sellisele mõttele või tekib mõni küsimus Grünele, siis kirjutage ka chati, ma jälgin seda ja me mingil hetkel kas vaatan jooksvalt, et tuleb hea küsimus ja küsin või siis küsime lõpus. Ja nagu ma alati olen teinud, siis ma olen ju loosinud ühe üllatuse ka kuulajate vahel välja, et ma tean, et see on selline kellaaeg, kus ei pruugi olla alati võimalust tulla kuulata, aga et innustada teid võtma võib-olla tööajas see paus ja inspireeruda, et siis need, kes kohapeal on, et kes siis endast märku annavad chatis, siis teie vahel see loos toimub. Aga see ei tähenda, et peab pidevalt muidugi kirjutama, sest ma alati ka ütlen üle seda, et me ei saa teha korraga 2 verbaalset asja, mõttega kuulata ja siis hakata mõttega kirjutama. Nii et kui sa tunned, et see chatis kogu aeg nagu segab ära, siis kogu aeg seal loe ja kirjuta, vaid kui sa siis tunned, et vot nüüd ma lähen ja panen selle mõtte sinna või selle küsimuse, siis tee seda. Ja meie kerime nüüd korraks ajas tagasi, sellepärast et kuidas mina siis sinuga, Grüne, kokku sain. Noh, tõesti peab tunnistama, et sa käisid minu koolitusel, et ikkagi inimesed, keda ma kutsun praktikutena, on ikkagi tihtipeale just need, keda ma olen ju siis läbi oma koolituse kohanud. Ja ma mäletan, et see oli sinuga 2019 aasta jaanuaris, õpetajate majas korraldati 2 või see oli võib-olla isegi lausa 3 koolitust Tallinna haridustöötajatele, et õppida siis ennast visuaalsemalt väljendama, visuaalsemalt lihtsustama. Ja sina olid siis ka üks osaleja ja ma arvan, et sa jäid meelde ka sellepärast, et ju sa küsisid küsimusi ja tutvustasid teie ühte grupitööd. Ja ma mäletan, et need olid koolitused, kust sündisid hästi paljud vägevad visuaalinäited, mida ma siiamaani koolitustel kasutan. Ja noh, võib-olla kui ma hästi mõtleksin, siis ma mõtleks ka välja, milline oli see visuaal, millega siit siduda, aga las ta praegu jääb, et need on mul kodus Eestis, mul oleks vaja neid näha.
Räägi sellest, et kaks küsimust selle kohta. Kui sa sinna koolitusele tulid, siis kas sa juba varem tegid visuaalsemalt või sa tulidki selleks, et sul tundsid, et sa tahaksid, et anda seda julgust ja mis sa sellest koolitusest mäletad? Mhm. Et jaa, selles osas, et mõned asjad me õpime kogemata. Et tõesti, mul on hea tööandja ja mind oli kutsutud sinna koolitusele ja ma ei osanud tegelikult väga palju tahta midagi või ma väga palju ennem ka ei vaadanud või et ma teadsin, et kolleegidega koos minek ja selles mõttes, et ja minule nagu väga sobiv asupaik ja nii edasi ja usaldusväärne minek. Et kui sa niimoodi küsid praegu, siis ma ütlen, et jah, ma olen teinud märkmeid varem ka, mitte küll sellisel kujul, aga ma olen sihuke kritseldaja olnud ja see on sihuke geeni või põlvkonna lugu. minu isa on sihuke väga hea šaržide joonistaja, et raamatutele ja tal on üsna palju niisugused ääred täis joonistatud ja minu pojad teevad seda ja selles mõttes, et ja mul endal on ka see komme, et mingid asjad et raamatud saavad minu omaks lugupidavalt ja ka oma märkmeid ma vaatan ikkagi ka hiljem ja mul on olnud see oluline, et minu märkmetes on minu jaoks olulised asjad või et mitte ainult nagu selline ajaklaaster, et noh, et nüüd juba unustad asju ja kirjutad üles, aga et siis, et see esteetiliselt oleks ka mulle nagu mõistetav ja et ma kohe haaraksin, mis oli selles kohtumises olulist või mis oli mõnes inimeses olulist. et ma olen seda ennem teinud jah. Ja see 2019 sinuga kohtumine on selles mõttes märgiline küll, et ma hakkasin seda tegema peale sinuga kohtumist teadlikumalt. Ma ka jälgin nagu, mida sina teed ja nagu ikka, et vaatan selles mõttes, et sinu need töövahendid on olnud hästi mõjusad, ma olen neid kasutanud ka seadmiseks ja ma olen nagu kasutanud väga palju just sellist check-in'i nagu visuaalselt, et inimene tunneks, et ta on oodatud kohale, et kas tere või ma ei tea, noh, vanemate koosolekud, laste kokkusaamised, meeskonna koosolekud, et see oleks lõbus algus, kuidagi selline sama, et nagu sinul on siin seinal, et Grünewaldi ja Endla lasteaed, siis mina teen aeg-ajalt ka, et noh, tere tulemast meie aeda või täna on nii või mingi väike vipka. Ja kui see on nagu kenasti noh, ma ei tea, üliõpilased, kes käivad ja nii edasi. Et see on päris tore, jah. Ja kusjuures üks asi, mida ma siis ka tagasisidena olen kuulnud, ongi, et esimese julgusena hakatakse kasutama sellise check-in'ina ja on rääkinud täiesti ka, kui me räägime näiteks ärimaailmast, et on rääkinud ka sealt juhtival positsioonil olevad inimesed, midagi toimub siis ruumis, kui ma võtan sellisena inimesi vastu. Et jah, näed, ma ei teinudki põhjuseta seda, me saame kohe rääkida, eks ju, jah, sellest, et ma lihtsalt ütlesin alguses Grünele, et mul see tahvel siin taga nurgana on, et noh, ma teen siia ka siis midagi ja näed, praegu just täpselt mhm. sobilik rääkida, et see toob justkui ruumi nagu mängulisuse ja kui mängulisus tuleb ruumi, siis tegelikult meil tekib empaatia, meil Mm. tekib julgus tõenäoliselt ka eksida või kohtuda sellisena, nagu me oleme, et väikesed võib-olla niisugused maskid nagu langevad. Ma ei tea, kuidas sina arvad? Jaa, no minul on nagu üldse inimesed ju, kes mind ei tunne, et esiteks nimi eeldavad nad tihti, et ma võin olla hoopis meesterahvas. Eilegi ma käisin linnapea vastuvõtul ja siis mul eesnimi oli Ott, et ametnikud, noh, inimesed, kes teavad, aga et noh, seal protseduuri inimesed ja et see võib olla nii ja nii. Ja siis ja kui sa oled siis sihuke ümara vormiga, madalahäälne ja vaatad veel kellelegi silma ka, siis see võibki olla väga hirmutav. Et siis minul on nagu see check-in, et ahah, siis nagu mingi väike huumor või väike selline, et ahah, päris tore, et pole midagi, vaata, jääb mulje, et on nii, aga vaata, mis ta tegelikult on. Et ta loob nagu sellise rõõmsa alguse, rõõmsa, hea koostöise alguse või ka teine lugu, et ta toetab
noh, sõltub ju, mis see eesmärk on. Kas see eesmärk on rõõmsalt kokku saada ja kohtuda ja vahetada mõtteid või eesmärk on juhtida näiteks ka aega ja öelda, et mis on see meie mingid lepped või lugupidamine üksteise aja osas ja ruumikasutuse osas, et seda lugupidaval ja rõõmsal moel. Jah, et see on, jah, ta on ikkagi väga töövahend sihipäraselt, kui sa kasutad ja rõõmus, jah, nõus. ja seda on väga hea kuulda ja ma tahan proovida, kas ma saan jagada ekraani ka, et nii, et ma korraks panen selle koha ette, et seal on mul palju asju lahti, et siis nii, et ma tahtsin jagada ka seda, võtta nagu kokku nüüd see koht, kui sa ütlesid, et sa oled niimoodi visuaalselt varem ka teinud ja eks sa oled mulle jäänud silma pärast koolitust sellega, et sa oled aeg-ajalt neid visuaalseid asju jaganud ja ma ei jõudnud nii palju scroll ida, sul on väga palju infot mõnusalt seal feed'is Facebookis, aga lihtsalt, et näidata, et siin pildi peal on näha, et sa visuaalseid märkmeid teed. Mul ei ole üldse halb meel jagada ka Speaksmarti nurka siin, kuna nad on mulle alati hästi head koostööpartnerid ja Margo Loor on käinud ju meile ka kogukonnas avalikust esinemisest rääkimas ja juhataks nüüd järgmise pildiga sisse siis selle, et kui sa siis hakkasid teadlikumalt visuaalset lihtsustamist kasutama, siis sa hakkasid seda kasutama oma meeskonna jaoks. Siin on näha, eks ju, üks Endla lasteaia selline tänased kompetentsid, aga jaga ka seda, et kuidas sinu meeskond sellega kaasa tuli, sest et kui me võtame lingi nüüd tänasesse päeva, kui te tegite nüüd selle aasta visuaali, millest sa räägid meile kohe varsti pikemalt, siis sa ei teinud ju seda üksi, sul oli juba seal meeskond juures. Kuidas sul toimus see nende kaasamise, kas sa harisid neid ise, kas nad võtsid ise üle neid asju või ongi nii, et sina teed ja nad on nagu kõrval, kuidas see sul käib? Just nagu visuaalse lihtsustamise, nagu loomise juures. Et ma olen nagu selline korjaja, et ma olen korjel, et seekord oli tegelikult sisendiks hoopis siis pedagoogiline nõupidamine, mis on nagu selline jaanuari stamp, et kus siis õpetajad võtsid enda esimese niisuguse poolaasta tulemused kokku ja hästi nagu lühikesed formaadid, et niisugused highlight'id tulid ülesse ja jällegi nagu märkmed, node'id nagu endale. Ja kuna me oleme praegu nagu Endla majaga siis oma järgmise aasta 5 aasta strateegiat koostamas, siis meil on ka nagu selles mõttes sihuke ajajoone korje nagu vanematelt pidev, laste tagasiside, kõik koostööpartnerid ja nii edasi. Et see korje on nagu kogu aeg selline aktiivne, et ehk siis need mõttepildid kogunevad näiteks mingi aja tagant. See visuaal, kus siis lihtsalt see sinu üleskutse selleks kritseldamise päevaks andis nagu väga hea sellise müksu, et mina ka nagu korraks ärkasin, et mis ma jukerdan siin, et ma panen nüüd selle asja kõik kokku nagu, et ma panen selle track'i nagu kokku, et noh, meil on oma kindel sihuke personali jälle selline arendus, et kuidas nagu rändetaustaga inimesed meile adapteeruvad, aga et kuidas meie enda inimesed tunnevad ja me oleme nagu selles mõttes, et kõik sellised, kuidas ma ütlen, kuidas käib meeskonnaga töö, värbamine ja arengud, see on nagu üks sihuke mõttemull. Siis kuidas käib töö lastega, milline on väärtusruum, kõik see on nagu üks selline mõttemull jälle, mida me nagu kasvatame. Siis on talentidega, töötalentidega, nii talendikad inimesed kui talendikad lapsed, tähelapsed, et mitte ainult nagu kuidagi, et see fookus ära nagu nendelt raskustelt, vaid edenemisele, et fookused edenemisele sealt edasi. Ja selles mõttes, et need mõttemullid siis tegelikult said sinna visuaali peale. Meid on aidanud selles ka, ma olen eelnevalt ka visualiseerinud ja mind on aidanud väga palju ka Mette-Mari Kaljas, Tartu Kunstikooli taustaga, siis et osad visuaalid siin on ka nagu juba nagu Mettega koos, kus me siis ka samamoodi, nii nagu täna siin teiega,
räägime asjadest ja mina siis jälle mingid oma märkmed olen pannud üles meeskonnaga ja see hommik tegelikult seal kujundamine oli hoopis koos lastega, sest see on meie galerii põrand ja ma ei mäleta, kas seal oli sellel päeval olid äkki kas looduskooli või robootika lapsed, ma ei mäleta, lõunane aeg ja nii, et kella 4 oli see meil tehtud, et niisugused pinnatäited veel ja kõik need ajutamised, et seal oli Jokol oli veel sünnipäev ja siis ta ütles, et mis sa siin veel teed, ta tahtis ka veel triipujooni seal tõmmata. Et selles mõttes pigem on see niimoodi, et meeskond käib kuidas ma ütlen, meeskond on ikkagi see tuumik, tarkade klubi, kus kohast tulevad need mõtted ja vanemad ja lapsed, et mina ikkagist olen jutupliiats ja nad on ka tagasisidestajad või nagu ütlevad, et vaata siin ka veel, et see ja see, et aga ma visualiseerin üksi selles mõttes, et meeskonnakaaslastel ja olen näinud, et mõned kolleegid, et nad on, nende märkmete tegemine on muutunud, et nende isiklikud sketšbookid on nagu täiesti teistsuguseks läinud. Ka meie oma õppejõud, kes täna on oma teise lapsega kodus, Liina, et siis ka temal ikkagi kuidagi järjest rohkem ma nägin, et juhtimistööriistaks sai nagu nähtavaks tegemine või visuaal või visuaalselt nähtav ja siis ja ma näen meie maja Montessori meeskondi, kes teevad ka, kasutavad ikkagi, et neil on tahvlil, neil on mingi päeva mingi schedule või et noh, see on nagu, et need rääkivad seinad on jõudnud nagu ruumi laiali, sihuke hea piisknakkus nagu selles heas mõttes, sest me alustasime tegelikult organisatsiooniga rääkivatest treppidest. Meil on niisugune vana hapumaja ja ega meil väga palju seal midagi nagu noh, selles mõttes, et keskkond on vana, aga sisu on ju vägev ja tegelikult on selles vanuses ka oma võlu. Ja siis, et kuidas saada nagu lapsed väärtusvestlustele, et siis meie trepid ja need räägivad väärtuse sõnu, et tekiks dialoogid mitte selle üle, et mida sa täna õppisid, vaid et tekiks, et mis tähendab olen õiglane või lahke. Et kui nad kõnnivad seal laste kõrgusel ja vanematega, tekiks sellised dialoogid, et seinad räägivad, haridusruum räägib ja räägib väärtuste keeles. Ja see on nagu võib-olla see, mida me korjame ja samas see visuaali nähtavaks tegemine, see ei lase nagu sul endal ka ära unustada või ära kukkuda. Et see on juhile väga suur distsipliin. Kui sa paned oma strateegia seinale, sa paned oma aasta seinale, kuhu me liigume või sa paned need plaanid ja sa teed nähtavaks. Ega sa ei saa seal midagi, noh, siis sa teed, noh, päriselt. Et samas on see nagu ka tore, see kogukonna ja perede kaasamine ja kõik see lugu, sest kui see on nähtav, siis tuleb tihti nagu täpselt nii, nagu praegu siin selles meie dialoogis, tuleb nagu, et keegi vanem lihtsalt ütleb, kuule, ma vaatasin, sul oli see, mul on see, ma aitan, mul on nagu see, ma haagin, oo, kuule, te tahate seda teha, ma ei teadnud, kuule, mul on keegi, noh, et niimoodi on tulnud nagu väga toredaid vanaemasid, vanaisasid, väga toredaid vanemaid, kes kõik on mingis eluvaldkonnas väga kõvad eksperdid oma mingi know-how'ga nagu, et noh, kuule, mis sa mõtled seal, et tahate teha seda või ma tulen, ma teen, onju. Et meil on tõesti äge väike kogukond ja me oleme tänu sellele tõesti raamist välja, et me oleme teinud asju nähtavaks, olnud julged unistajad ja see on nagu meie kogukonnas nähtav. Et noh, ma ütlen tõesti, et me noh, aastalõpusündmused või tänugaalad Mubas, Vaikses aias, kus nagu ei tule selle peale, et lasteaed võiks minna lustima või et me lähme, ma ei tea, lähme Protosse, teeme oma jõulupeo, on ju, ennem kui see mets avatakse. Võtad bussid, kõik oma asjad kaasa, lähed. Et tunduvad niisugused hullud ettevõtmised, aga see tegelikult ongi võib-olla hästi väike mingi note kuskil seinal, see on nähtaval, see tiksub seal, elab oma elu, see hakkab elama oma elu. Need joonistused elavad oma elu, jah. Ja siis ja sa teed ära ja siis sa saad, see täieneb. Mhm. Need mõtted ka tulevad juurde, see täieneb
ja siis tuleb, et kuule, ma mõtlesin veel seda, et see tekitab meeskonnas diskussiooni, see tekitab peredes ja lastes diskussiooni. aga mis see tähendab, lapsed küsivad, mis see on, sest see on meil nagu trepil galeriis hästi nähtaval kohal, seal on niisugune kole sein, muidu seal väga midagi näidata pole. aeg-ajalt on meil seal mingid kuuprojektid ja nii edasi. nüüd sa ei visualiseeri selle, noh, et sa selle päeva nagu ütlesid, et on niisugune päev. mina mõtlesin, vot mul ka hea põhjus nüüd teha see asi ära. noh, et tõmmata nagu otsad kokku, vahest lihtsalt jääb venima ja siis see jääb midagi, noh, ikka jääb juhtimine, jääb kodus jääb ka mingi asi venima, aga et siis ei venita, siis sa teed nagu ära vahest põhjusel või teisel ja see oli hea põhjus ja sellepärast see tekkis sellisel moel. jah, aga et osad visuaalid jaa. A3-del olid eelnevad ja need on ka seal ilusti track'is sees ja meie arengukava on seal visuaalina sees ja et see oli noh, päris sihuke päris tore süsteemne mõtlemine, korrastatus. jah, Ja ma nopin siit nüüd mõned sellised asjad siis välja ja kes siis kuulab, kui teie ka midagi nopite või tekkis mõni mõte, siis jagage julgelt chatis. Et just see, et sa hakkasid juhina kasutama, olid ise siis eeskujuks ja tegelikult märkamatult võtsid kolleegid seda üle, et jah, nad ei tee seda teie kohtumistel, aga nad teevad seda juba enda jaoks või lastega, laste jaoks, eks ju. Ja mina tegelikult, kui ma siis kunagi magistrisse astusin, et uurida õpetamist ja õppimist just sellega, et kuhu see visuaalne lihtsustamine paigutub ja minu suur unistus oli, et iga õpetaja koolis oskaks kasutada ja just nagu sellel eesmärgil, et kui õpetaja kasutab, siis märkamatult õpilased hakkavad seda üle võtma. Ja seesama näitab ka juhtimise olukorras tegelikult, et meil ei ole alati vajagi, et istume nüüd kõik maha, õpime kõik koos, nii nüüd kas ikka teete, teeme visuaalselt, vaid lihtsalt oma eeskujuga nakatada ja nad näevad, et see toimib, eks ju. Ja kuna see tegelikult see tehnika on niivõrd lihtne, et kui sa sellele pihta saad, siis sa ei peagi teda alati otseselt õppima, sa saadki nagu läbi heade näidete nagu koguda ja hakata maha joonistama, et siit see julgus on ju olla eeskuju, siis see julgus, et võtta näiteid, joonistada maha ja tegelikult see kolmas julgus kutsuda abi. Sa ütlesid, et teil oli kunstikoolist oli abiline. Ehk siis sa ei pea alati ka olema see, kes lõpp-produkte valmis teeb, et ma siin jagan veel ekraani, siis, kus on siis näha, et teil on siin laua peal need nii-öelda mustandid siis, eks ju, ja, mis siis ja. Need on nagu ka selles mõttes, et see on nagu strateegiadokumendid ka sees, see on üks personali, et Mette-Mari aitas visualiseerida siis ühe personali. noh, muidu need on mahukad suured dokumendid, et personaliprojekt, et noh, et kui sa teed nagu, mida sa mille jaoks teed, et milleks ma värban inimesi, milleks neile täiendkoolitus, milleks seal luua ruumi ja õhku kasvamiseks ja mis tänu sellele jõuab nagu lasteni. Et mis on see, mille, noh, meil on kõik, et mida lapsed sellest võidavad nagu. kõik see endlaia tegevus taandub ju sellele, kui kas lapsed võidavad sellest midagi. Sellest visuaalist täna mina ütlen, et lapsed võidavad selle läbi, et nende pered on teadlikud, see kogukond, kes nendega töötab, on teadlikud, kuhu me suundume, mis me teeme ja ka lapsed küsivad küsimusi, et kas see, et kuidas see on või mis see on või et miks see on nii, et see tekitab diskussiooni ja haridusruum on nagu alusharidus eriti nõuab ikkagi väga suurt visualiseerimisoskust, mitte sellisel kujul, et sa peaks nagu kritseldama, noh, see on arendatav ja kui sa hoiad seda lihast töös, aga üldse nagu, et kõik me teame ju lasteaias, et toolidel ja laudadel on mingid väiksed pildid või tunnused küljes, miks seda tehakse või miks nagu ruumi paigutada lastele mingi päevarutiin, mingi piktogrammidega ja et see toetab, sest sõna on sõna, aga pilt on pilt ja mingi mälupilt, et me ei tea, mis seal kinnistub või jah, et selles mõttes see on võimas tööriist ja ma mõtlen, et noh, mul on üks lahe kooslus majas, kus on nagu kunstitaustaga inimesed ühes meeskonnas mõlemad
ja siis nemad on nagu sellised ka hästi siukse esteetilise meelega, et noh, nad ei kritselda selliselt, aga nendel on alati kõik hästi ilusti, kõik kujundatud, kõik kenasti, kõik välja lõigatud, väga ilmekad pildid, materjalid tahvlil, terve noh, mingi nädala projekt või kuu projekti asjad, ma näen, ma lähen sisse, ma tean kohe, millega on tegu ja noh, nendel on kõige nooremad lapsed, see on kõige tundlikum, seal peabki olema väga suured oskused ja praktika ja see on nagu nii tunda, et kui ma lähen sinna üle ukse, see sein vaatab mulle vastu, ma tean kohe, mida nad käsitlevad, mida nad teevad, et ehk et see no pildil on jah, pildil või visuaalil või rääkivatel seintel on nagu oma mõju ja see ei lase sul muutuda. Noh, ta toetab organisatsiooni kultuuri, käitumiskultuuri, ta toetab sellist meeskonna hügieeni, et kui me loome ühist aega, siis me ei täida seda ära või me ei kasuta seda kuidagi kurjast või et igasugune tagasiside peab ehitama, mitte lammutama, et see nagu, et need on visuaalidena või meie lepped, et igaüks, ma ei tea, võtab sõna enda, et noh, ma ei lahenda mingeid teiste asju, vaid enda nimel ja enda vajaduste eest, ma kannan ise hoolt ja kõik sellised, et me ei anna nagu vastutust ära et see on oluline, et need jäävad jah, ja sama on ka näiteks noh, mida oleme siis väga mõjusalt, kui sa küsid nagu, et kuidas meeskond ja kuidas vanemad on kaasatud ja et kuidas see visuaalina, siis tegelikult ütlen ka niimoodi, et me oleme kasutanud ka täiesti seda Wordi töötluskeskkonda, mis on see mõttepilved või mida saab teha, vaata, et sa paned need sõnad onju, et Endla maja teeb aastaid juba kübaratrikki ja see oskus on küll kõikidel õpetajatel ja et see on lugu ootustest ja vastutuse võtmisest ja kuidas me kõik saame anda partnerlust või. Et noh, muidugi on, vanemad tulevad, neil on kõigil ootus, et palun minu lapsele lõbus lasteaiapäev kõige paremate inimestega, kõige paremas keskkonnas, kõige toredamate, rõõmsamate sõpradega, lahke ja lõbus päev, jah. Ja siis ma hommikul toon ja õhtul võtan ja olgu kõik täidetud, onju. Ja läbi niisuguse huumoriga alati oleme küsinud, et jah, aga et mida saad sina ära teha, et sul on see ootus, et ma tahan, noh, et mu laps saab kooliks valmis ja kõik, et ta arukas oleks ja nii edasi ja ta oleks toetatud, tema talent ja tema minapilt oleks toetatud ja et aga, et mida sina saad nagu vanemana ära teha ja mõni isa on vaadanud või mõni emagi on vaadanud mind nagu sellisena, et mis mõttes nagu, mida mina ei saa siin teie haridusruumis midagi teha, ma ütlesin, et midagi ikkagi saab ja siis hakkab tulema seda, et ja ma saan ise olla lahke, ma saan tunda huvi, ma saan olla eeskujuks, et ma tulen aeda, ma mõtlen, kuidas ma nagu oma häält või keha kasutan või ma saan pakkuda partnerlust või ma saan usaldada ja vot need sõnad on olnud siis mõttepilved ja need on olnud meeskondadel nähtavatel kohtadel, et justkui tekib mingi hommikune selline noh, näiteks nagu täna, et on lumine hommik, võib-olla keegi on hilja ärkanud, vasaku jalaga karganud ja siis ta tuleb hommikul, jah, te olete juba alustanud või minul ei ole see või midagi ja siis on see mõttepilv seal, olen lahke, olen eeskuju, pakun partnerlust, usaldan. Et ka see on nagu oluline, et need on nähtaval või et need lepped on tehtud või et noh, et me tuleme, et me oleme terved, kui me haridusruumi tuleme või oleme üksteise osas lugupidavad, meie tervis on meile tähtis, et nii õpetajate kui laste oma ja et peame lepetest kinni, oleme väärtuspõhised. Et siis ka sellised lihtsalt tööriistad jah, et me oleme kasutanud Padletit, me oleme kasutanud Padletit siis korje jaoks, mis on siis arengukava ja ütleme sellise mõtete, jooksvate mõtete, kogu aeg klaaster, et ei ole ju nii, et teed ära oma 3 aasta selle ja siis vahepeal mingit dialoogi ei toimu, kogu aeg toimub ju dialoog. Et siis on olnud Padleti keskkonnas on olnud see ajajoon, et noh, mida me millal teeme ja millal on need vahekokkuvõtted, millega siis meeskond tegeleb, et mis on lauas, mida me tahame lahendada ja vot need asjad, mis on lauas, et need ka tihti on meil seintel, et nad jäävad seintele mingiks ajaks, kuni nendega on korras ja kuni tulevad uued algatused või asjad jälle tulevad lauda ja et mõned asjad on kolinud füüsiliselt paberilt siis ikkagi virtuaalkeskkondades. Et meil on väga palju, me kasutame ikkagi oma seda haridusplatvormi, Eliisi peal on, aga kuidagi ka, et kalendrites või sündmuste kavades või et hästi nagu visuaalselt lihtsalt haaratav, et see paberil visualiseerimine on aidanud luua siis ka sisudokumenti võib-olla virtuaalplatvorm.
ta kuidagi korrastab ära või? Ma ei oska, ma arvan, et ma ei oska seda niimoodi öelda, ma arvan, et see ei ole minu isikupära, ma päriselt nagu usun, et see korrastatus nagu selles mõttes, et informatsiooni ei oleks palju, ei oleks tohutult, et on aidanud, et on tekkinud mingid teemalehed või noh, nagu just sihuke, et isegi ütleme näiteks mingid, ma ei tea, kuidagi palju vabamaks on läinud mingid meeskonnamemod, mis on tekkinud või et kuidagi kirjutame nagu sisse või kirjutame vabalt või tunneme ennast vabalt. Äkki on selle nimetus ja et kuidagi see julgus, et keegi ei hinda, kui ilus või kole su visuaal on, vaid hindab selle sisu, mida see väljendab. Ja see on vist see, mis on kolinud nagu ka sisudokumentidesse, mis on platvormil või kuskil ka virtuaalselt olemas. Et tegelikult, et noh, et mis on see sisu, saadav info sealt või ja noh, äkki nii. kusjuures noh, ma olen ju ise väga palju teinud ju sellist tööd, et olen pidanud dokumente siis visuaalseks, kas siis üheleheküljeliseks muutma ja mis ma hästi tihti kogen, on see, et öeldakse, et kui on siis nii-öelda algne visuaal siis sellest 20-30 leheküljelisest dokumendist, siis öeldakse, oo, paneme korra pausile, sest et meil on vaja sisuga veel tegeleda. Ehk siis see on tegelikult see, et noh, mis ma alati ütlen, et alati ju on visuaalse lihtsustamise aluseks informatsioon, me ei joonista lihtsalt, me hakkame looma, et informatsioonist mingit tähendust ja see hakkab kahepoolselt tööle, sest nii kui ma hakkan seda lihtsustavat tähendust, kokkuvõtet, seda visuaalset tunnetust, skeemi juurde looma, ma hakkan aru saama, et oot, meil on siin Ja. midagi puudu, meil on üle, aga ja näiteks praegu meil päris paljud koolid loovad, uuendavad oma õppekava siis minu meeskonna ühe siis välja töötatud protsessi kaudu ja toovadki seal nagu siis välja seda, et issand, et meil õppekavas on mingid tohutud pikad pateetilised nagu laused on ju, mis midagi selles mõttes nad tähendavad väga sügavalt, aga me ei saa aru tegelikult, kuidas me peame käituma, nagu et meie õppekava nagu ei ela, vaid on lihtsalt ilusate sõnadega ja läbi nende visuaalsete töölehtede nad on pidanud hakkama mõtestama seda, noh, mis Ja selle nõus. taga on, kuidas me saaks seda lihtsustada, et sellest saaks aru ka iga laps ja lapsevanem, on ju. Ja ma olen sellega nõus, meie õppekava tegi ka ikkagi, et see ei olnud mingi kosmeetiline protseduur üldse, vaid õppekavale tekkiski tegelikult juurde siis selline, kuna me oleme aastast 2017 juba nagu projekti õppeliga aasta, et noh, teemegi oma sellise üheksa projekti aastas ikkagist ja peame projekti logiraamatuid enda. Meil ongi olemas niisugune veebileht, mis siis nagu kord kuus vanemad saavad ja see aitab nagu hoida ka seda rutiini, et mida või kuidas teha ja siis sealt tuli välja see õppekava arendamise vajadus või, et pädevuspõhiseks, et mis on see õpetajate keeles, et kuhu ma siis selle lapsega pean jõudma, ehk et nad ikkagi filtreerisid ära, tõid olulise välja ja see on kogu aeg töös ja see on ka täna nagu selles mõttes, et kuule, see ei käi sinna, et see tuleks nii või noh, et ta on päriselt nagu töövahendina, et ma võin need sisulehed seal alguses jätta kõik vahele, minna kohe sinna tummi kallale, et selles mõttes see on küll tõsi, jah ja see visuaal, kui sa lood nagu seda mingit kas timeline'i või sa lood mingit perioodi, noh, ma ei tea, seal strateegiat või võtad mingid asjad tehtu kokku näiteks, siis ta on päris hea kontsentratsioon selles mõttes, et ta näitab sulle su lüngad ära, kus sul on tühi kus sa oled midagi vahele jätnud, kus sa oled midagi, noh, et ta ei ole nagu loogilises seoses, et sul on põhjus-seos-tagajärg ja midagi on sealt siis kuskil on lappes, et päris hästi joondub välja ja siis on küll nii, et sa teed ära ja siis ütled, kuule, ja siis tuleb järsku see, et kuule, siin me peame seda tegema. Ja siis tehaksegi, et ta toob sulle nagu nähtavale ta toob nähtavale sinu, no ikka igasugune visuaal toob nähtavale sinu iluvead ka, sinu kortsud ja kumerused ja nii edasi.
et ja nii ka see sein ja. Mhm. Ja ma siin vahepeal ka jälle ikka julgustan, et kes meid kuulavad, siis kui teil on mõni küsimus Grünele, see võib olla ka mitte ainult visuaalsuse kohta, võib-olla kuuledki, et nii täitsa nagu meil tippjuht siin praegu räägib, nii ja kes on ennast väga palju arendanud. Mis sa seal EBS-is teed üldse täna? Kuule, jaa, see, et Ester meid kuulab, Ester on mul õppejõud ja andis mulle just coaching ut siin ja coach'is siin meid kõiki. Aga ma teen siin kraadi, et läbin siin siis magistriõpet. Ja mis magistriõpe see on? Üheaastane MBA ärijuhtimine ja No, ja ma mõtlesin, just sellepärast küsingi, et noh, et sa oled, et kui tihti võib jääda mulje, et kui inimesed töötavad võib-olla noh, lasteaed, eks ju, ja et justkui pehme valdkond on ju, aga tegelikult meil on praegu tegu ikkagi tippjuhiga, kes ennast arendab ja õpib tegelikult kogu aeg edasi, on ju. aga see on olnud, see on nüüd olnud ja selles mõttes, et jah, et ma ei ole seda, noh, mitte, et siin oleks nüüd mingi noh jah, et õppimine on iseenda jaoks niisugune kvaliteetaeg ja ma julgustan kõiki nagu selles mõttes, miks siin ja miks selles aastaprogrammis ja kõik nii edasi, siis tegelikult ongi, et sa väsid ühel maalt ka haridusest. Sa väsid sellest haridusruumi juttudest, sest see ring on kogu aeg üks nagu ja need teemad on ja mina väga selge ootusega tulingi sellepärast siia, et ma lootsin, et minu õpigrupp on mitmetahuline, erinevate valdkondade inimesed ja noh, ma ikkagi olen ka niisugust finantsi ja ärijuhtimist eelnevalt õppinud ka ikkagi veel ennem, kui ma hariduse juurde sattusin. Et ma olengi nagu, mu taustad ongi võib-olla veidike teistsugused, et siis see tundus nagu väga hea võimalus nagu saada endale mõttevaba aega haridusest ehk et mõelda võib-olla ärimudeleid, mõelda võib-olla raamist välja, mõelda võib-olla, et mis on see tänase hariduse vaesuse võtmetegurid ja ma olen täiesti veendunud selles, et kui me teeme asju vanamoodi ja midagi uut juurde ei õpi, siis meie lahendid on ka, ei vii lahendusteni, ei vii muutusteni. Et selles mõttes on ja et siin on nagu ütlen siis niimoodi, et EBS on teinud väga toreda, ütleme siis tippjuhile ikkagi väga toreda õpiformaadi, mida on võimalik siis töö ja oma eluga sobitada ja see kontsentraat on ka nii tugev, aga see aasta on nagu mõjus ja võimekas ja see tundus mulle mõistlik, et olen nagu ja see on väga huvitav trip olnud ja tõesti olen, need ootused on juba tänaseks kõik täidetud, et lahedad kaaslased ja hästi selline, ongi nagu täiesti teine maailm ja päris tore on nagu seal põrkuda või kuidagi, et issand, ma ei saagi sellest päriselt aru või noh, see on nagu nii tore. Ja miks ma tõin ka sellesama juhtimise teema sisse, oligi see, et tegelikult sellest sinu kogemusloost on õppida ju väga palju seda, et kui me isegi mõtleme, et noh, kui siin kuulab näiteks inimene, kes on ärimaailmas või juhib kuskil mujal, et noh, et mis viga rääkida, kui sa töötad lasteaias, kus on loominguline keskkond, seal on lapsed, seal ongi vaja seda visuaalsust rohkem ja teed siis ja joonistad, et aga mismoodi ärimaailmas on ju, et kus me peame võib-olla tõsisemalt asju võtma, siis tegelikult sa tõid nii hästi välja selle, et vabandust, gripp tegi häälele väga häda. Et kuidas see tegelikult on selline juhi distsipliin ühelt poolt sellega, et me paneme nähtavale ja me peame teoks tegema ja teiseks see, et sa ei tea kunagi, kes võib näha seda ja anda oma panuse ja see ju kehtib igal pool, et ma olen ka kuulnud tõesti neid lugusid, kui ongi ettevõte joonistanud oma visioonipildi suurelt valgele seinale, mis neil on ruumis. Ja kui tulevad sinna koostööpartnerid, potentsiaalsed koostööpartnerid, siis see vestlus, mis selle visiooni ümber siis algab seal, see usaldus, mida see loob ja samas ka see,
teil on veel sellised väljakutsed, aga ma tean inimest, kes saab seal aidata või minul oli ka ja selline lahendus oli. Ehk et see on nagu igas mõttes, igal pool, mina arvan, niivõrd tulus ettevõtte arenguks, kui sa teed oma visioonid ja arenguplaanid nähtavaks ja mitte ainult juhile endale, vaid meeskonnale, koostööpartneritele, klientidele. Jaa, nõus. Ja teine asi on ikkagi see, et ma olen ka kogenud seda. Ütleme niimoodi, et mind on millegipärast aeg-ajalt kutsutud küll tarkade juhtide hommikule või kuidagi inspireerima või vahest on tehtud haridusruumis juhi vaatluseid ja ma ütlen, et noh, et ka Äripäevas sinna coaching'u suurele lavale, et noh, et jagame oma kogemust. Ma ei ole mingi coach, ma ei ole personalitööd õppinud, aga kuigi me oleme tõesti olnud ka nomineeritud siin parima personaliprojektiga ja nii edasi ja Pare on vestelnud aga ma tõesti usun seda, et kui sa teed midagi ja sa teed seda kirega ja sul on seal mingi hea tahe või noh, see kvaliteedi muutuse soov sees, siis ükskõik, et siis tegelikult ei ole väga palju ju juhtimisprotsessis ka vahet. Need protsessi tsüklid on ikka samad. Kavandamine, visiooni elluviimine, töö inimestega, seesama argimurede ja tule kustutamine, et sul päevas on 50 lisategevust, mida sa ei ole üldse kavandanud ja siis millal sa lõpuks juhtida jõuad. Et sa võib-olla päev läbi oled mingi asja sees ja siis õhtu, kui see saabub. Või et kuidas sa navigeerud või seal ellu jääd või kuidas sa lood ruumi juhtimisele ja lood ruumi inimestele või meeskonnale või sa oled nagu liim seal pusletükkide vahel. Et jah, et see ennatlik on öelda, mul on olnud lugusid, kus tüübid tulevad hommikule ja ütlevad, oh, mõtlesin täna siin mingi lasteaednik tuleb ja päris nagu siukselt toredalt ja vaatab mind ja ma olen ikkagi suur korpulentne naine ja siis mul oli küll siuke tunne, et no 38 oli mu number sellel hetkel, ma olin nii väikseks muudetud ja see on nagu heas mõttes ja ma olen seda toonud tihti ka nagu välja, et ma ei ütle ka, et nad on tüübid, nad pärast tõusid püsti, ütlesid, et see oli nende jaoks väga kasulik hommik, parim hommik võib-olla viimase 5 aasta jooksul. Ehk et inimeseks olemisel või juhiks olemisel, et seal on sul oma mingi äh, see, see sõltub ikkagi vastuvõtja inimkvaliteedist, ma arvan niimoodi, et ei saa nagu öelda, et ah, tema on mingi lasteaed. jah, ma ütlen, et lasteaed on kõige olulisem aed. Et kui sa seal oled mingid asjad ära õppinud, tere, head aega, tänan, palun, siis on juba pool elu päris hästi ja kui seal on olnud ausust ja julgust vestelda elulistel teemadel, et ma märkasin ja miks sa seda teed, siis, siis läheb sul hiljem elus ka paremini. ja, ja lasteaed on veel nagu unikaalne keskkond sellepärast, see on ainukene ruum, kuhu ema-isa tulevad veel koos lapsega. Mujal ruumides on nii, et kas lapsed käivad ise või juba noh, on ka lugusid, kus lasteaia lõpetades enam ema-isa ei ole koos või on juba uued pered tekkinud, aga et selline uus algus või pere algus või pere koos ja pere koos lapsega tuleb, siis see tähendab seda, et seal ruumis on mõju nii lastele kui perele, selle haridusruumi inimeste mõju ja selles mõttes ka kõik see, mis seal siis on nähtav või mis seal tehakse nähtavaks, ka see mõjutab see meie niisugust tarkust, elutarkust ja tihti ka juhtimiskvaliteeti. Mina olen kõige suuremaid juhte kohtanud lasteaias. Mul on olnud väga toredaid lapsevanemaid, kes on väga suured juhid ja kellega me oleme istunud hommikuti garderoobisse, kes on ütelnud, et ma pean sinuga rääkima, et mul on vaja siin korrastada ja vahest on minul see, et ma pean rääkima ja ütlen, et kuule, ma pean rääkima sinuga. Ja siis me räägime, me mõtleme oma mõtted ära ja see on hea aeg. See on väga hea aeg. Ja teine asi on, ma pean rääkima lastega. Sest kui lapsed ei saa enam minust aru, mida ma mõtlen, siis ma olen mõttetu.
ja kui lapsed ei saa aru, mis see pilt tähendab, siis ma olen mõttetu. Ja see on hea aeg, et soovitan kõikidel juhtidel luua aega just sihuke eelkooli lastega koos midagi teha või korra kasvõi lõunal ajal krapsata püsti ja võtta mõned unetud ja minna vabakale näiteks, nagu me eile tegime, käisime lumelinna ehitamas. Ja tegelikult see teekond lastega linnas, näiteks kus sa lähedki seal, sul on 14-15 last võib-olla ja panedki kõige rahutumad seal võib-olla sinna rivi ette ja sa kõnnid nendega, siis need dialoogid on uskumatud. Ja sa elus ei tea, kuhu need jutud viivad või mis juhtimisvõtme või tööriista sa pärast sealt endaga kaasa võtad. Et ma võtsin kaasa sealt eilselt retkelt ka lastega paar asja, mida ma pean nüüd nagu töö juures kindlasti ära lahendama. Et mis vahendeid mul seal mõned asjad veel on vaja teha ja nii edasi ja siis neil on väga suur elevus seal tekkiva uisuväljaku osas ja nii edasi. Et sa saad palju asju teha niimoodi koos. Teed nähtavaks ja küsid abi ja küsid siiralt, et kuulge, me tahame teha sihukest asja, kas kellelgi on mõtteid. Ja kui need mõtted on ainult minu peas ja see kuskil ei paista, siis ma jäängi üksi nende mõtetega ka. Ja organisatsioon jääb ka üksi, kui ta ei tee neid asju nähtavaks, mis talle on olulised, siis sa jäädki üksi, sa oledki lihtsalt üks ukseavaja, sa oledki lihtsalt üks uks, kus kohast tullakse sisse, minnakse ära ja, ja millega selle legendi ei tule kaasa, narratiivi ei teki. Täna ma mõtlen niimoodi, et Endla aial on oma lugu ja see on mitte nii, nagu me meeskonnaga ka seda räägime või mida meie tulemused näitavad või mida näitavad meie tunnustused või meie töö, siis meeskond ei ole vahetunud. Mõned üksikud inimesed on kas siin, kes on dekreedis või mõni on pensionile läinud, aga et meeskond ei ole vahetunud, tuumik on, kõik on nagu ja siis kui sa lood seda legendi või seina või visuaali, siis see on ikka ühislooming. Ja tegelikult minu jaoks on sellel visualiseerimisel ikkagi väga märgiline tähendus. Juht ongi tegelikult üks jutupliiats. Kui sul seda tiimi ei ole, meeskonda ei ole, kui seda tarkust ei ole, arukust, lahkust, kui seda igapäevaselt ellu ei rakendata, kui su meeskond ei toimi, kui sa ei kuule neid või sa ei oska neid jooni vedada sinna vahel, et kõigile tekiks ruumi või vabadust või praegu ka mõtlen, et nii aktuaalne teema siin kõik see streigi teema ja nii edasi. Et väärikust, vabadust, eristumist, vaba mõtlemist, et see sundolukord ei ole kellelegi nagu okei, et sul peab olema õhku olla sina ise ja sihukest aktsepteerimist, et jah, on nii ja siit edasi. Ja no palju mõtteid sinu jutt tekitas, kahjuks ei ole aega kõigest rääkida, sest ma olen proovinud sellist, alguses ütlesin, et 45 minutit hoida, aga tihti lähevad tunnisteks. Ja meil on veel lõpus ära teha paar loosimist, sellepärast et lubasin ühe auhinna ja meil on vaja ka loosida eelmise nädala vestluse järel. Aga ma veel võtaksin siit kokku kaks sellist asja, et esiteks mõelda sellele korra, visata õhku, et üks minu unistus on olnud see, et kui meil on selliseid programme, kus juhtideks, coach ideks, mentoriteks, rääkimata, õpetajaks õppimisest, siis minu unistus on alati olnud, et tegelikult seal sees oleks ka üks osa visuaalse lihtsustamise kohta, et anda see juhile see tööriist, anda see ots kätte ja miks mitte rakendada seda õppimise jooksul veel kuidagi, et nad saaksid seda, kogeda. Et ma lihtsalt selle unistuse tahan praegu selles valguses õhku visata, et see on see, mille nimel ma väga palju töötan ja kuna ma tänasest kuulun ka ülemaailmse kogukonna visuaalsete praktikute foorumi instituuti, mis siis tegelebki just nimelt visuaalse lihtsustamise sellise uurimise ja arendamisega, et mind kutsuti sinna juhatusse. Ma veel kirjutan selle kohta täpsemalt meile ka varsti ühe sellise sissekande, siis meie üks unistus on see, et ta ei pea olema võib-olla eraldi programm, et ma õpin magistris visuaalset lihtsustamist, sest ta on selline interdistsiplinaarne asi,
aga jah, et seda oleks üha rohkem meil ka niimoodi õppimises. Ja kui võtta nüüd see kogemus, kui me kutsusime, et sa tuled, jagad seda kogemust, kui seda ühist kogukonna seina tegime, ma panen korraks siia ekraanile ette, sa tegid selle kohta ka sellise toreda nagu video kokkuvõtte, et jagan, see on selline kiire lihtsalt siia taustaks, et ma saan siis aru, et teil oli see, et teil on jooksvalt tekkinud neid väikeseid visuaale erinevate teemade kohta ja nüüd siis sa mõtlesid, et aga võtaks suure paberi, paneks need ühele paberile ja seoks ära selliseks loogiliseks 2024 plaaniks. Kas ma võtsin selle õigesti kokku? Jaa, täpselt. Et selles mõttes me teeme, see on meil küll organisatsiooni mustris, et alati ka näiteks mõtlen, et kui vaadata nagu organisatsiooni seina, siis kindlasti võib siin näha, et iga aasta alguses me oleme ka meeskondadega sättinud oma mõtteid, et kuhu et mis see aasta võiks tuua, mis on nagu tervisele oluline või mis on organisatsioonile oluline või kollegiaalselt kuidagi, et on olnud erinevalt, et kas me oleme teinud siis ka need nähtavaks või Kersti on olnud siin hästi selline, meie muusikapedagoog siis on olnud ka hästi selline, et lastega koos, või et musikaalne aasta või et mingite teemadega või liikumisega või Anu jälle kuidagi, et see töö talentidega, et see, kus kohas inimesed hiljem, millise visuaali või millise seina nad rääkima panevad, on täiesti, see võib olla täitsa sihuke juhus ka nagu randomly, et see ei ole nagu mingi väga sihuke strateegia. Aga et perede vestlused ja kõik see, aga et selle tõuke selleks andis nüüd see sinu sisend, jah. Kuna sa selle raamatu andsid välja ja ma mõnele heale kaaslasele ka siin ikkagi olen seda väga soovitanud ja olen selle nüüd läbinud ja see raamat toetas ka mind selle visuaali loomisel, sest ta on lihtne, mõnus tööriist, tõsiselt, eriti kui sa mõtled välja, et kuidas siis, milliseid kujukesi sa tahaksid teha või kuidas sa tahaksid kujundada, siis ta annab ikkagi, inspireerib väga hästi, sihuke väike inspiratsioonipäevik, väga mõnus ja sinu neid müksatusi või mõtteid lugeda oli ka hea. Ja selles mõttes, et see sündis küll puhtalt nagu ikkagi sihuke, ütleme siis, see sooritus spontaanselt lihtsalt sellesse päeva, et iseenesest oleks, need visuaalid on meil ka nähtavad olnud teisel moel, aga et see müksatus oli võib-olla just see, et sa nagu ikkagist promosid seda rahvusvahelist visualiseerimispäeva ja tegelikult oli aasta just alanud ja kõik kuidagi nagu selline ja me olime selles protsessis sees, et ka seda arengukava ja kõike kuidagi ja just oli olnud nagu hästi sihuke tummine, et vanematega vestlused ja siin lastega ja siis oli just veel väga tummine see PET nõukogu sinna otsa ja kuidagi kõik asjad koos. Et vahest on nagu nii tummine, et sul on vaja seal mingi sihuke ja see oli hästi. jah. No ja siis on mul nagu hea meel just kuulda seda, et esiteks mina sain nüüd tagasiside ühe koolituse ühe osalejale, et hakkasid kasutama, töötab ja on teinud tegelikult imepäraseid tegusid, see visualiseerimine teiega ja samas ka siis seda, et see kogukond on väga oluline, et siin siis aeg-ajalt asju tehes, välja hõigates jälle see inspireerib kedagi, et ta on ka teisi, kes siis on näiteks, ma ei tea, võib-olla 3-4 aastat tagasi käinud koolitusel, siis ütlevad, et kuskil on see tiksunud, natuke on teinud ja siis mingi tõuge, kas näiteks nüüd kuulates sind või nähes mingit asja, on see kuidagi nagu tulnud uuesti esile ja siis on tihti olnud lugu, et enam teisiti ei saagi, eks ju, et paisu ja see tagant käib pääses valla. ja see käib kuidagi lainetusena ka. Ja see, nii nagu meil elus kõik asjad käivad mingi lainetusega, mingi aeg rohkem olen nagu asjas sees, siis natuke võib-olla taandun, võtan aega settimiseks ja siis jälle uuesti tuleb mingi uus müksatus peale, et selles mõttes see on nagu täitsa sihuke normaalne elu ja täitsa aga see tiksub jah. See, ikka mingid harjumused ju tekivad ja mingi asi ikka kõik, iga asja ikka tuleb hoida lihast töös. ja, Visualiseerimismuskel on vaja ka ikka töös hoida. Et ja ei mina pea ütlen ka praktiseerima. tihti
ütlen ka tihti, et ega mina ka iga päev ei joonista, mina ka iga päev ei kasuta seda, sest mõnikord on niimoodi, et kõik nagu nii hästi laabub, et ongi vaja arvutis asju teha või selliseid kokkusaamisi teha, on ju, et noh, siis ongi võib-olla ainult lihtsalt sellised nõutid ka, et alati ei pea olema nagu sellisel viisil. Aga just täpselt see, et kui sa näed, et nüüd on segadus peas või teistel on vaja näha või enam ei tööta see tekst, on ju, et siis on sul võtta see tööriist ja kasutada. Nõus. Aga teeme siis nüüd niimoodi, et kõigepealt seesama vestlus, mis sa jagasid, meil nüüd paar minutit läheb üle, aga me kohe saame lõpetada. Eelmine nädal oli meil siis rahvusvaheline märkmete tegemise päev ja seal osales nagu nii-öelda päris mitmed inimesed saatsid siis oma visuaale ja ma tahaksin, et sa ütled mulle numbri 1-29 ja kui on sama inimene, kes juba otsevestlusel võitis, siis ma võtan sellest järgmise inimese. Ma ütlen 24, aasta 2024, 24. Maarja Jõe on 24, nii et Maarja saab siis minult ühe üllatuse ja ma olen öelnud ka niimoodi, et see üllatus ei ole alati see minu uus raamat, sest võib olla nii, et inimene on selle raamatu juba soetanud ja võib-olla mitu soetanud ja juba kinkinud õigetesse kohtadesse ja siis võib juhtuda, et hoopiski on auhinnaks võib-olla mõni selline töövahend, mida siis kasutada, et visuaalsemalt töötada. Ja meil on täna ka olnud siin siis mõned inimesed, kes on kaasa kuulanud ja ole hea, ütle ja küsimusi hetkel sul ei ole, ongi pigem siin lihtsalt kommenteeritud seda, et jäädi kuulama, väga huvitav on ju ja et hea kuulata siis seda, et valgustada lasteaia elu juhtimist erinevatest vaatenurkadest. Ütle number 1-4. Üks ongi Ester, nii et Ester, kes siis on Grüne õppejõud, siis ma võtan Ester ühendust ja et tasus tulla kuulama. Ester veel eraldi ka küsis, et kus ja kuidas seda kuulata, nii et mul on väga hea meel, et kohe tasus ära see kuulama tulemine ja me saame siis vaadata, mis siis on Esteri kingitus. Aga teadmiseks veel ka teistele, et kui teil tekkis see huvi, et tahaks siis visuaalset lihtsustamist nüüd õppida, et ei olegi seda varem õppinud, siis üks väga hea viis, siis, mis ma pakun, mis just sai siis üles kodulehele, on see, et saab tulla kohale Tallinnasse seda kõik koos õppima ehk tuleb avatud koolitus järjekordselt. Ma teen neid väga vähe, sest tihti ma koolitan meeskondi ja mul on veebikoolitused, eks ju, mida saab õppida. Aga nüüd siis ikka on inimesi, kes küsivad, et ei taha veebis ja mul ei ole meeskonda või ei taha meeskonnaga teha, tahetakse tulla ise ja enne vaadata, nii nagu ka sina õppisid juhina ise ja nakatasid oma meeskonda. Et siis lihtsalt selline teade, et saab tulla ja õppida seda siis nii-öelda päris kontaktkohtumisel ka. Ja ma olen ise, miks ma seda jagan, et ma olen ise nii elevil lihtsalt selle üle, et ma saan jälle need avatud koolitused ja sellised nagu, kus sina, Grüne, osalesid, need on alati siuksed erilised, sest et seal on inimesed koos eri kohtadest. Meeskonnas alati ollakse ikka niikuinii on sama meeskond, on ju. Ja see väärtus, mis seal tekib, on kuidagi alati nagu eriline hästi. Nõus. Ma ise neid vännan täiesti. Nii et olete oodatud, kes vaatab, kuulab, miks mitte tulla. Aitäh sulle, Grüne, et sa võtsid selle kutse vastu, et sa jagasid seda, mida te tegite, et te teete seda, mis te teete, et sa oled see, kes sa oled. Ma sain siit väga palju inspiratsiooni, ma kindlasti oma uudiskirjas jagan ja soovitan kõigil tulla ja seda kuulata, et saada siis üleüldse ka nagu juhi mõtteviisist aru, ükskõik siis, eks ju, et mis juht olla ja saada inspiratsiooni. Palju edu sulle tänaseks päevaks sinna õppimistele, üleüldse palju edu. Jaga siis meile inspiratsiooni. Aitäh ja aitäh sulle ka, Kati, et mõtlen, et ka ikkagi
vaadelda inimesi, kes on nagu nii tegusad või sul minu meelest on ka väga lahe seiklus olnud kõikide nende vahvate tunnustuste ja ettevõtmistega ja ma jälgin sind ja ma arvan, et see on nagu selline, no see paneb mõtlema ka enda sellise võimekuse üle või ajakasutuse üle või tõhususe üle, et vahest on lahe nagu jälgida, et respekt ja. ja no inspireerime siis üksteist vastastikku, Ja, sest et mind käivitavad just nimelt teie, see kogukond, sinusugused inimesed, kes praktiseerivad, kes sellest huvituvad ja õpin igapäevaselt teie pealt. Nii et mõnusat reede jätku kõigile, head eesootavat nädalavahetust, lumist ilma sinna Eestisse, olge siis sõitus ettevaatlikud, olge terved ja kohtume juba siis järgmisel korral, vaatame, kes siis tuleb meile oma lugu jagama. aitäh, Head aega! head aega!